M-täht uksel ütleb, et see on Miikaeli tuba. See on üsna samasugune nagu siis, kui Miikael siin viimati oli. Sellest saab 1,5 aastat. Mäletan, kuidas ta vannitoast välja tuli, kuidas ta tuppa tuli, kuidas ta kingapaelu kinni pani. Tal oli see vahva komme, et ta istus põrandale, hoidis neid kõrvaklappe suus, eks ju, ja siis pani omal neid tennisepaelu kinni. Miikaeli ema Heivikat tabas halvim, mis ühe emaga võib juhtuda. Tema poeg otsustas ise elust lahkuda. Miikael oli siis 17. Sellest päevast on Heivika peas keerelnud 10 mikse. Ma võtan kohe sõrmejäljed. See klipp on filmist Väikelinna detektiivid Valge daami saladus. Lokkispäine prillidega poiss on Miikael. Kus sa seda õppisid? Isa õpetas. See oli nagu väga tore suvi. Ta silms ära ja ta oli nagu nii ootust ärevust täis ja eks meil oli ka selline uhke tunne, et meie laps valiti. Teda nähti telekas, suured plakatid olid linnades. Ma arvan, et sisimas südames nagu ootas, et äkki kuskile filmi kutsutakse veel. Oli selline tugev tõus populaarsuse mõttes ja siis oli väikest viisi selline nagu läks normaliseerus. Tema väga igatses režissööriks saada tegelikult. Filme ta vaatas nagu väga palju ja talle nagu väga meeldis ja ta nagu arutles need läbi. Millal ta oma valu hakkas niiviisi välja elama, et te märkasite, et on endale viga teinud? 2014 kevadel. See oli minu jaoks hästi uus asi. Ja täiesti arusaamatu. Ja sellise esimese armastusega nagu tuli see. Aga seda ei saa võrdusmärgiga panna sellepärast, et võib-olla tal oleks nagu nii tulnud. Mida te ette võtsite? Kuna tal olid need sellised vigastamise hood nagu üle poole aasta, siis mingi hetk nagu tundus, et kord on läinud. Kui nad jälle tulid, siis me jälle nagu võtsime psühholoogiga ühendust. Väga resoluutseid nagu lahendusi me ei võtnud käsile. Samas ta oli ikka selline särav, naerev poppoiss. Mängis kitarri, käis sõpradega väljas, tegi YouTube'i neid videoid. Kuna me oleme siin nüüd Eestile üpris lähedal, et siis ma tahaksin ka... Eesti Vabariik on 100-aastane, et palju on Eesti. Vabandust ma. Nii. Et oleme Eestile lähedal. Võtame ühe hetke ja tähistame seda juubelit. Ja küll. Tulge poisid. Miikael oli poppoiss, õppis hästi. Tegelikult oli aga naerev depressioon saanud ta üle võimust. Üks õpetaja ütles, kellega nad said väga hästi nagu läbi. Tema ütles, et Miikaeliga on nagu, et tal vist oleks vaja abi nagu. Depressiooni ei diagnoositud Miikaelil tegelikult kunagi. Tundus ka, et lõikumine lõppes. Aga 2018. aasta suve alguses nägi ema poja voodilinadel veretriipe. Depressioon võimendab emotsioone nagu tuimus, abitus, süü, väärtusetus, lootusetus, raev, hirm ja häbi. Miikaeli võisid tabada ka paanikahood. Füüsiline valu aitas ängistust leevendada. Kui ta väga palju varjas minu eest, siis ma nagu tegelikult nägin ka ükskord seda, kuidas tal oli öösiti see paanikahood. Lärkasin üles 3:30 kuskil ja ta nuttis nagu väike poiss. Ja siis ta oli sellises looteasendis siin ja siis ma too öö ainult nagu valvetasingi ja mööda selgroogu niimoodi ma nagu paitasin teda. Ja tal läks see üle nagu selles mõttes päris kiiresti õnneks, sellise nagu 10-15 minutit. Ja siis ma sain teada, et tal on pea iga õhtu sellised asjad. Me rääkisimegi silmast silma ja südamest südamesse ja ütlesin Miikael, et ma lihtsalt nii kardan, et sa võid nagu tugevamini endale liiga teha. Ja ta vaatas mulle otsa, ütles, emme, ma ei tee seda. Et ma ei tee seda sulle.
ja ta mõtles seda, ma arvan. Ma ei olnud mingi paanika ema, eks ju, et ma lubasin teda igale poole, aga ma tahtsin alati teada, kus ta on ja mis ta teeb. Ootasin teda koju, siis mul laualamp põles ja siis ma nagu poole unega kuulsin, et ta tuli ja andis mulle põse peale mussi ja kustutas mul selle lambi ära. Ja see oli nagu, ta oli nagu hästi hoolitsev ja hea poeg. mida te selle aja jooksul ka sellist toredat ja rõõmsat suutsite koos ära teha? Toredaid perereise oli, me käisime Austraalias minu mehe õel külas. 1 aasta me sõitsime autoga Montenegrosse. 1 aasta sõitsime Inglismaale, Kesk-Inglismaale autoga. Ma mõtlesin, et appikene, et mind on nii õnnistatud nagu nii toreda perega. Et tundus, et nagu mitte midagi ei ole ületamatut, et kõik on võimalik. Et isegi Miikali haigusega on võimalik nagu hakkama saada. Heivika ütleb, et Miikaelil oli tasuv suvine töö, plaanid ja unistused. Samas muutus ta kurjemaks ja ütles, et pole midagi väärt. Tahtis pidudel käia ja et kuidagi nagu, et selline tunne oli, et nagu oleks vastikud märjad riided seljas, et tahaks ära rapsida seljast. Kuu aega enne Miikaeli surma läksid nad perearsti juurde. Arst kirjutas Miikaelile antidepressandid. Heivika sai alles pärast poja surma teada, et 3 esimesel nädalal võivad need tekitada suitsiidiohtu. Pere üritas saada aega ka psühhiaatri juurde, kuid lähim aeg oli oktoobris. Nii kaua Miikael vastu ei pidanud. Oli kuidagi ette aimata, et nüüd see võib juhtuda? aasta 12. august jäi Miikaelile viimaseks. Üks naispolitseinik ja meespolitseinik tuli. Ma küsisin nende käest, et kas Miikaeliga midagi pahasti. Mina mõtlesin seda, et äkki ta on alkoholi tarbinud ja ta on lihtsalt kinni võetud. Ja siis nad ütlesid, et jah. Ja siis ma küsisin, kas temaga saab kõik korda. Ja siis nad ütlesid, et ei. No siis varises minu maailm kokku. Olen nii palju mõtelnud selle öö peal. Heivika ütleb, et tol ööl langes kokku palju halbu asju. Toimus riid, Miikael sõitis Raplasse peole, oli üksi, ta jäi ootama. Ja ma arvan, et see oligi, et selline pime, üksi, ta hästi palju arutles enda peas midagi. Midagi ta leidis, et tõenäoliselt, et ta ei ole piisav. Ja tõenäoliselt võis ka mingi paanikahoog tänu sellele. Ma ise nagu tahan alati mõelda seda, et kui ta olekski vähekenegi mina meelde tulnud, et siis ta ei oleks nii teinud. Sa tegid Miikaeli Facebooki leheküljele ka õige ruttu postituse ja sinna tuli nii palju ilusaid ja häid ja rõõmsaid mälestusi. Me tahame nagu mäletada Miikaeli sellisena, nagu ta elas. Ja see, kui palju inimesi Miikaeli matustele tuli kaastunnet avaldama. See järjekord kestis 45 minutit. Miikael puudutas nii palju inimesi ja Miikael elab edasi nii paljude inimeste südametes. Alguses oli perel tohutu süütunne, kuidas nad kõike ei taibanud ja piisavalt kiiresti ei reageerinud. Täna on nad endaga rahu teinud. Ja Heivika püüab abiks olla neile vanematele, kellel oma lastega sarnased mured. Lapsevanemad peaksid usaldama oma sisetunnet. Muidugi, kui ennast vigastab juba või on sees selline tunne, et mu laps võib endale haiget teha, siis see on juba väga suur nagu selline märk, jõudagi nagu ikkagi arstideni, perearst, enne kui paneb antidepressandid peale, et siis teeb depressioonitesti ära ikkagi. Alati võiks vanem kaasas olla lapsega, kui ta käib arsti juures,
sest see info, mis laps saab ja nagu talletab, on üks, aga see, mis ema nagu saab, on teine. Et depressioon vajab ikkagist järjepidevat sellist nagu abi, rääkida lapsega. Kui on niisugune tunne, et ta on suitsiidne, siis tegelikult küsida seda nagu ausalt. Peaasi.ee on niisugune leht, kus on väga palju infot depressioonist ja sellest ka, kuidas nagu näha neid märke. Mul on Gabriel, noorem poeg. Ma on 14 nüüd. Tema vajab mind ja ta vajab sellist lahedat ema. Ta ei vaja seda, et tema ema suri koos vennaga. Palvetan ja saan Jumalalt tarkust, aga selleks on ka teised inimesed olemas. Psühholoogid, tugigrupid mõned, leinanõustajad, raamatud, filmid ja nendest kõikidest leiab midagi, mis annab jälle jõudu edasi minna. Kas sa ise ei ole üldse ravimeid võtnud? Kui oli 9 kuud möödas, siis ma nagu tegelikult tundsin, et mul ei ole rõõmu enam. Ja et ma nagu kogu aeg kaon kuskile nagu sellistesse oma mõtete virvarri ära. Ja siis ma nagu käisin psühhiaatri juures ja siis ta ütles, et jah, et praegult kirjutame antidepressandid küll välja. Ma ei saa aru, kas nad aitavad või mitte. Aga ma arvan, et see on üks asi, mis ikkagi toetab, et ma tunnen ikkagi rõõmu. Ma tunnen tihti rõõmu. Ma tunnen rõõmu selle üle, et mul on Gabriel, mul on hea abikaasa, mul on tore perekond, ema, isa. Möödunud aasta alguses tulid Heivika ellu hingesillad, mis toeks lapse kaotanud vanematele. Korra aastas toimub neile lastele mõeldes Oleviste kirikus mälestusteenistus. Ja me paneme küünlad ja me näeme ühest kohast nii kurb, et nii palju lapsi on läinud. Ja see on ainult väike osa ju tegelikult Eestist seal. Aga teisest küljest vaatad nagu, et sa nagu mõistad nende valu. Sa mõistad nagu, et respekt, et sa siin oled, et sa edasi elad. Tema tuba on alles. Alles. Kas see nii jääbki? See on tegelikult nii raske küsimus. Sellepärast, et ma tahaks, et see nii jääks. Ma tahaks, et see jääks nii, sest mul on vahel siuke tunne, et tuleb tagasi. Ja mul on vahel siuke tunne, et kui ma ta toa kokku panen, siis ma oleksin nagu ta reetnud. Sa kirjutad talle väga tihti Facebookis. Kirjutan talle, jah. Ma vahel mõtlen, et taevas võiks olla ka Facebook. Ja siis ma kirjutasin vastusega. Mida ta vastus sai? Ma lihtsalt kirjutasin ja ma nagu mõtlengi, et äkki taevast Jumal saatiski selle Miku sõnumi mulle. Ja ta kirjutaski mulle, et Emmet, ma tean, et sa oled kurb. Aga sa ei pea olema. Mul on hea olla. Why am I here so late? I was already in bed when you called. And what breakthrough were you talking about? I had it all wrong, man. What are you talking about? Time, Logan. I'm talking about time. Okay, time. You know that doesn't say anything more to me, right? Okay, look. If we use the tapes as time code with my device, then I can go to where and when the tapes were filmed. So the length of the tape is 33.46 seconds, right? I will create a loop which will close right after I get back. So if I stay within the perimeters of the 33.46 seconds, then I will not create any paradoxes or alternate realities. What?
Basically time travel. No. Yeah. So you're telling me you built a time machine? Well, the right term would be thermomagnetic acceleration navigation drive. But time machine works too. But isn't it like dangerous or something? No, I'll just loop right back here. But if nothing will change, then what's the point in even going back in time? I just need to see my mom one last time.